võitu saada. Kõigile väravahtidele siis head rahvusvahelist väravahtide päeva ka ja loodame, et see päev on Mark Poskinil Eesti väravas väga edukas ja kohtumine alanud ning Eesti koondis siis selle mängu avab. Natuke peavad sellega tegelema, et neid vigu nii kergelt täis ei tule. Vaatame, kuidas täna õnnestub. Ja Eesti on korra mänginud eelmises valitsuses koondises. Ja nüüd tuleb ootlikult taas Kreeka. Ja hästi, Poskinist mängitakse mööda, aga Edvard Tesjanski palli taga Rebasele. Lukov hästi keerutab, aga esimest korda selles mängus. Ja ääravahetus tagasi keskele. Ja väravaht luges. Alustanud on, aga ja Ruubel laseb taas kergelt selle number 7 minema. Poskin. Ruubelil on see värav õhus olnud siin need esimesed. Oi, kui arvasti! No taas, õnneks päästame. Ikkagi see vaba päev sanatooriumis on hästi mõjunud. Loodame nüüd! Ja mida tõrje! Ei tule see sinna Lukovile läbi. Aga Ruubel jõuab õnneks kaitsesse tagasi. Ja Kreekal hästi mängiti nüüd üle ning Kreeka poolelt Marios Natis lööb värava. Lõi ta 4 aastat tagasi, lööb ka nüüd, nii et mängitud on 9. Natis vabaks jäeti ja Rebane, kui napil. See hetkel Eestile raskusi valmistamas on. Praegu on Eesti. Ai, Mändi saab panna, saab pikki. 8 minutit, 3 sekundit vähem ka veel. Ja vead 2-2 Eesti selles suhtes. Ja Poskin ja Savigik taas kannaga, seekord lähemale juba. Aika saab kreeklane veel tulla seal. Ja just, siin kaevurid tulid. No nüüd on Eestil 2-1. 3 maus tuleb ka appi. Ja lõpetati löögiga. Väike Saarga. Ja just, kes ikka väljas käib. Ja nüüd! On värav! Mikko Peeteri Martinaro viigistab selle kohtumise, kui mängitud on 14:39 ning Eesti saab viigi kätte. Ja Mikko Peeteri Martinaro oma 27. koondise mängus lööb 5. värava ja sõidab pöialt rappale. Aga kõik algas siin. Tagant läbi Poskini. Ja võtsid kreeklased hästi siin praegu kõik Eesti koondise mängijad kinni. Hästi Nukovile. Aga tal on ka 1 ja tal on 2 ka. Ta on mõlemad. Ta on nii esimene kui teine väravaat nüüd on hästi läbi minemas. Seda kui eestlased hästi jagada. Oi poist! 67 sekundit. Ja taas näed, Poskinile siia kohe ette tullakse. Nii, ja tööki! Oi, Põstroovilt hea võimalus. Ei, 2 asja on otsustatud, aga edasipääs pole otsustatud. Et on, ei tegelikult 1 asi on otsustatud. Võitja on otsustatud. Võitja on jah, just. Deniss Nukov paneb praegu siin sellise värava, et täpselt jäi see nägemata isegi, aga kohe vaatame kordusest ka üle, aga fakt on see, et Eesti koondis läheb teise poolaja alguses kohe seda koondumist 2-1 juhtima. 47. sekundil mida väravat, ma ei tea, kas ta jäi mulle peale. Deniss Nukov. Ja ega ei olegi midagi, läks nii kaugelt proovima ja paneb sinna läbi väravahi kätte ristnurka selle palli sisse. Ehk nagu mida ütles Teet Tallas siin vahepeal, et ootame üllatusi väravavahid, aga tuli hoopis üllatus koos väravavahi ja Vnukoviga. Ja kohe uuesti Martinaro siin vastu teisel poolajal siis. Nii on tuldud, aga Kreekal nüüd omakorda. Oi, see oli ka ohtlik. Nüüd on kõik ära. Ivan režissöör ka. Savigik! Väljas ja tulid kähku tagasi, et saaks koha. Oi! Ja kas Tesjanski õrg. Kaasa. Ja. Istlikult. Kreeka on positsioonid üles saanud. Löövad ja poiss! Oi! Kas nüüd oli rikošett ka või mis seal nüüd oli? Aga lööb oma teise värava, Tatis. Ja võistkonna kapten siis, Tatis lööb. Seisuks 2-2 ning Poskin seal üldse rahul ei olnud ja kohe vaatame, kas oli. Mõlemad on... Lukov! Ja ma täna tulin läbi pauhoppi. Okei.
põrkest väravaid lüüa. Küsitakse, kas Andre Vein on mängus, mitte selles. Saavalt oleme näinud, et oli ju ilus, on ju. See, mis Iisrael lõi Norrale. No ta sai rohkem nagu sealt puusa pealt siis panna, aga ega Nuuk... Ja nüüd! Veera! Ja palli ei saa hoida. Tuleb mängida oma edasi. Vigo on vähe tehtud. Surub. Kaptenid, 2 värava autorid. Ja saab minna. Väga ohtlikult ja sööt on ka olemas keskel. Hästi tüüp, nüüd on jalad vahel ja Poski. 3 ringi, alguses 24, siis nõrgem asetusega Euroopast. Oigo hästi nüüd mängitud. Hästi. Kreeka on seda mängu 1-0 juhtinud, Eesti on juhtinud 2-1 ja nüüd 3-2. Ja Oigo hästi nüüd antakse läbi. Poski! Eesti kõlab saalis. Eesti juhib 3-2, otsivad! Ja Poski! Alt-nurgast parema käega nopib selle palli ikkagi sealt väravast kõrvale minema. Aga no las ta olla. Vaatame seda mängu, siin on veel 4:46 jäänud. Tuleb Poskin ka üle. Meil on nüüd värav tühi, aga Poskin läheb kohe tagasi. Tuleb korraks! Aga Posti juures on alati ohtlik. On ülekaal seal korraks värava all. Mängil keha vahel. See ei lähe see pall ära. Ja nüüd on kevasti, pukutakse ja Ruuben. Aga praegu tuleb seda musta tööd teha siin kaitses ja liikuda neid liine kinni. Pingutage. 3-0-8. Taga vasakul, nüüd hästi. Eesti tahutab 3 minutit täpselt põhiturniiris. Raul Männi. Raul Männi lööb 3 minutit enne mängu lõppu Eesti koondise 2 väravaga juhtima. Läbi aegade teise värava Eesti koondise eest on Raul Männi 22. koondise mängu ja 4-2 ja 3 minutit. Ja kui sa täna ütlesid, et need numbrid kukuvad ilusti täpselt. Ei ole palju neid mänge olnud Eestil, kus nad on 5 väravat löönud. 4 väravat on nad löönud nüüd juba 16. Ja tuleb samamoodi seda musta tööd siin kaitses teha ja kinni joosta need olukorrad. Saavad hetkel kätte praegu, natukene nüüd tekkis seda liini sinna. 2:30 mängida ja Dimitrios Anastasopoulos lööb Kreeka 7 sekundit kulunud. 10 kulunud. Hästi Saviking. Pidage vastu 6 sekundit hästi. 4 sekundit. Lüüa ei lase. Eesti oli. Eesti võidab selle kohtumise 4-3. Otsustava värava autoriks on Raul Männi, kes siis pani selle tühja ja ajalooliselt Eesti esimest korda saab alagrupist edasi. Ja seda sellise rahva ees. Edvis Tüüp, ajalooline alagrupist edasipääs on Eestil käes ning kõik 3 rasket mängu, aga lõpuks ikkagi pidasime vastu selle. No väga hästi pidasime, meil oli võrdne alagrupp nagu näha ja läks lõpuni välja, et täna oli vaja võita, et edasi saada, saime hakkama, tegime oma asjad ära, nii et super. Eelmise mängu lõpus siin Rebasega ka rääkisin, et 2 mängus Eestil vigadega probleeme oli. Täna selles suhtes saite vigade tegemisega hästi hakkama ja saite neid poolaja lõppe natukene jõulisemalt mängida, et tegite sellega ka mingit taktikalist plaani siin puhkepäeval? No ütleme nii, et meil oli üks puhkepäev, aga me ütlesime, et vigadega probleemid tulevad siis, kui me oleme väsinud, me taastusime, puhkasime üks päev, et ütleme, et me olime võib-olla värskemad ja ei teinud neid lolle vigu, mis meil siin varem sisse juhtus, et praegu kõik toimis super. Aga Kreeka täna siis natuke paremini alustas, aga kusagil 10. minutist tulite siia mängu sisse, kas see natuke oli kuklas ka see, et meie peame selle mängu kindla peale võitma, siis saame edasi? No me rääkisime sel teemal pikalt, et me ei tohi selle peale mõelda, lähme teeme oma asja. Jäime kaotusseisu, ma ei tea, mulle tundus, et see pigem sobis meile, me hakkasime veel rohkem ekstra pingutama ja see tõi meile täna tulemuse. Deniss Nukovil 4 suurepärast väravat sellel turniiril, et ikkagi vajalik mees seal ründes ja mängud näitavad ka, et kaitses mees aina paremaks hakkab minema. Ei, Nukov on meile väga vajalik mängija, ta on ju, ütleme, väga hea jalaga siin Eestis. Õhust, maast lööb, väga hästi lööb, et Liisa on tubli. Poskinilt ka küsisin, et kas tuleb intervjuud andma, Poskin ütles, et ta on natuke emotsionaalne. No mees pikalt mänginud, koondist esitanud,
kindlasti ka temale väravavahtide päeva puhul selline tore kingitus. Loomulikult Boskinil on, ma ei tea, 80+ mängu äkki koondises ja nüüd esimene kord, kus me saame siit edasi, et ilmselgelt see võtab emotsionaalselt ja vaimselt ka inimesega täitsa läbi ja nagu meid kõiki selles suhtes. Aga alagruppide küll ei võitnud, teiseks jäite, et selles suhtes, et kas võib öelda, et minimaalne eesmärk sai täidetud või ikkagi see, et üleüldse edasi pääseti, sellega võib ikkagi väga rahul olla? Meie eesmärk on lihtsalt edasipääs, vahet ei ole esimese või teisena, saime edasi, järelikult on meie töö tehtud. Aga nüüd siis väike paus, suvel tuleb loosimine ja siis tuleb hakata juba nii-öelda järgmiseks ringiks valmistuma, kus siis saab mõlema ühe võistkonnaga 2 mängu mängida. Et natuke taktikaliselt kindlasti tuleb see ring teistmoodi. No vaatame, kes meil vastu tuleb, eks kellel hakkab paus, kellel mitte, meil ju põhjooaeg veel käib, finaalseeria hakkab nagu kodustel võistlustel, et elame, näeme, nüüd võtame küll päev korraga, et see suur koorem on maas, saime need kätte, mis me tahtsime, et läheme naudime. Ja kindlasti publikule ka suur tänu. Oi, see on meeletu, see oli äge, mis siin toimub. Ütleme tõesti, et see publik, ma tänan kõik, kes siin tuli, kes siin kohal olid, et see oli väga hea emotsioon. Ja toetus ka meile, muidugi see on ekstra ju mängija lausana. Ja kindlasti finaalseeria ka teile algamas, et publik saali ja vaatame, kes siis Eesti meistriks tuleb. No, tulge muidugi saali, eks Narvas, seal ma arvan, et ei ole publikut vaja utsitada, need on niikuinii kohal, seal on alati palju rahvast. Et siis kui on Tallinnas mängud, tulge Tallinnasse vaatama, Sõles finaalseeria hakkab juba see nädalavahetus.